inimesed peavad suhtlema, sellepärast, et üksinda olla, see tähendab, et elu lähebki mööda. Sa pead ikkagi, kui keegi midagi organiseerib, mingi ürituse peab kindlasti osa võtma. Sellepärast, et juba austusest selle organiseerija vastu. Ja ma vaatan siin Pikva külast tulevad iga peod välja. Ja vahest muidugi paremini, vahest jälle natukene vähem on rahvast, aga üldiselt need, kes on käima jäänud ja ma soovitan kõigil, kellegi vähegi võimalik, et tuleksid ikka. Tähendab, see liidab ka seda kogukonda. Me mängime nõiasid. Mis selles nõiavärgis huvitavat on? Nõiad saavad olla ükskõik millised nad tahavad. Kas mõnda inimest ei tunne ära ka? Kõiki on vist. No näiteks punapeaga nõid. Ei, seda küll ära ei tunne. Aga see lokkis juustega nõid lilla seelikuga? Ma juba ei teadnud, kes see oli. Ei tea, jah? Elate siin ja käite kogu aeg üritustel või? Ma ei ela siin lähedal, ma olen natukene kaugemal, aga ma käisin üritustel küll. Teie pidite nii usin olema, et alati igast üritusest osa võtma. Et nii ka täna siin, et mis teid siis toob sellest mugavustsoonist välja? No ma olen ikka siin elanud ja kõik tunnen, kõik juba 40 aastat siin olnud ja tahan ikka tuttavaid näha siin. Küla areneb, mänguväljakus ja püsti pannud ja iga kord, kui tuled, leiad jälle midagi uut. Ja tõepoolest, eelmine kord mina seda ei näinud, et nüüd on vahepeal ehitatud. Aga mis mõtetega siis täna siin lõkke ääres? Et ikka näha? Ei, no just et näha teisi külamehi ja teine asi, siin tehakse ka igasugused kokkuleppeid, kes kellele kaminad vaja ehitada või keegi tahab kivimüüri teha või midagi, siis kuule, ma tulen, teen selle asja ära. Tänada vastasvõistkonda, väga tubli tulemus ja meie külalisesinejaid, aitäh teile, et aitasite võidu koju tuua. Ja jätkuvad koostööd. Aga nalja ka saab, nii et päris palju rahvast on ka. Ei, no nalja peab saama, see käib nagu programmi sisse kohe. Keegi midagi võidab ja mõnikord on ka auto võitnud ja tõsi küll, siuke pisikese, aga kõik võimalust. Vanasti olid väga tihti need nõiapeod seal suures külaplatsi peal, aga vahepeal on jäänud nagu soiku ja nüüd me siis tahame uuesti traditsiooni elustada. Üle mitme aasta, kas koroona segas ära või? Koroona segas ära ja vahepeal oli sellele platsile nagu ka omanik tuli teine ja siis me ei leidnud veel nagu õiget pesa. Päris kenasti läheb, juba mängud käivad ja varsti saame sooja suppi toas ja kohvi ja siis tuleb oksjon ka veel ja oksjonil on siis niisugused pered on toonud oma magustoite või midagi niukest, mille me siis ka seltsimaja heaks jälle see raha läheb. Suppi sööma! Üks mees rääkis mulle, ta töötas Kehra tehases, no tuli sinna üks insener ja tal oli vaja, pärast oli direktor ka ja oli vaja praktika ajal sõita sinna Võrusse orienteerumisvõistlustele. Ja auto läks tee äärde hääletas ja küsib, kuhu te sõidate, võtate peale ka. See ütles Pikvale. Ahah, no siis ma saan kohale. Ta mõtles, et Pihkvasse. Mina nüüd igaks juhuks vaatan, kas sa võid üldse küsida sellist asja. Võid küll. Jah. Kuidas targaks saada? No tundub, et meil oleks kõigil vist seda hästi vaja. Ja vastus palun ka. Oota, ma igaks juhuks vaatan jälle, tead see. Võib-olla on alla 18 keelatud.
3 tilka midagi magusat.